Kui kaitseväelasel rääkida kodanikust, kodaniku kohustusest, siis minule tulevad ainult meelde vormid ja kes siis kaitsevad seda kodanikuühiskonda, kes meil on. Ja see oli ka nii-öelda aluseks, mida me võtsime selle kodanikupäeva korraldamiseks. Kõik Eesti jõustruktuuride esindajad, kes näitavad, tutvustavad oma tööd, mismoodi nemad on kodanikud ja kaitsevad kodanikuühiskonda. Meil on iga ametkond on toonud oma põnevamad asjad, hakkame näiteks Päästeametist peale, kes räägib elanikkonna kaitsest, või siis lähme edasi vanglateenistuse juurde, kes näitab, kuidas neid inimesi, keda me võib-olla ühiskonnas iga päev näha ei taha, kuidas neid koheldakse, kohalik konstaabel, kursandid, veebipolitsei, kõik sellised asjad, et mis on selle noorele kõige rohkem vajalik. Loomulikult ka kaitsevägi, kus on ajateenijad, tutvustavad oma ajateenistust, tutvustavad oma varustust, pasisoomukit ja ka liitlased oleme kohale kutsunud, kes tutvustavad seda, miks nad siin on. Meie jaoks see algus sellest, et kui direktor hakkas rääkima, et tema tahaks riigikaitse suunda avama hakata järgmine õppeaasta ja nende põhisihtgrupp, keda nad sinna näevad, on eelkõige 9. klass, siis me hakkas mõte tekkima, et kuna see on riigikaitse suund, kus kõik need valdkond, millest me enam rääkisin, on sisse toodud, siis võiks neile juba praegu tutvustama hakata, huvi tekitama hakata. Ja sealt see asi nii-öelda meie jaoks kerima hakkaski, mis on hästi hea meel, et kõik osapooled, kellega me rääkisime, kõik olid kohe nõus kaasa lööma, et kodanikuks olemine on midagi sellist, mida kõik võtavad nii-öelda loomulikuna. Jah, me oleme kodanikud, jah, me peame seda tegema, jah, me peame seda näitama. Läheb topeltlukustus, nüüd enam rauad ei liigu. Vaadates tänaseid noori, siis ma magan rahulikult. Et mul ei ole vaja muretsema hakata selle pärast, et midagi võiks meil probleeme olla ja ma näen, et meie nii-öelda noored hoiavad meie riiki jätkuvalt üleval edasi.